Tere, tere! Mina olen Ülle London, olen astroloog ja astroloogiaga tegelenud juba päris kaua aega ja õppinud erinevatel kursustel ja töötanud läbi ikka väga palju raamatuid. Aga kõige parem õppimine on ikkagi see, kui ma üks-ühele saan inimestega rääkida, nende sünnikaarte vaadata ja neid tõlgendada, see õpetab mind kõige rohkem ja kõige esimene õpe oli muidugi iseenda kaart. Et ma õppisin iseennast tundma ja sa võid ju küsida nüüd, et oota, aga mis sa enne ei tundnud, aga sageli me oleme oma mugavustsoonis ja ega ei tahagi nagu kaugemale vaadata võib-olla oma nina otsast. Ja päike hakkas ka väga ilusasti paistma. Aga kui ma inimestele ütlen, et ma olen astroloog ja tutvustan, siis esimene reaktsioon on sageli see, et oi, see on nii põnev, aga see on nii keeruline ja kuidas sa seda oskad. Ja noh, loomulikult ükskõik, mis tööd me teeme, siis inimesed sellest huvituvad, siis sa ju räägid sellest. Ja nende jutuajamiste käigus ma olen aru saanud, et inimesi ei huvita tegelikult astroloogia pärast, vaid hoopis inimesi huvitab, kuidas see astroloogia saab neid aidata, jah. Ja mitte seda, et kuidas ta, ma ei tea, poest mulle süüa ostab, vaid et kuidas ta aitab mind ennast, minu elu mõista. Ja sageli küsitakse ka väga selliseid isiklikke küsimusi, et noh, näiteks, et milline töö mulle sobib, kust kohast raha minu juurde tuleb, kas minu ellu tuleb selline tore partner, milline kaaslane mulle sobib. Ja vahepeal küsitakse isegi seda, et kas kaardist on näha, kus kohas ma ära suren, jah. Aga ega siin nalja ei ole midagi, et tegelikult on need kõik ausad ja õigustatud küsimused ja nende taga on ikkagi üks ainukene soov, et inimene tahab tegelikult päris aru saada, mis tema elus toimub, miks asjad lähevad nii, nagu nad lähevad ja kuidas siis toimida iseendaga ja kuidas seal elus orienteeruda. Ja võib-olla see ongi üks põhjus, miks ma tahan astroloogiaga nagu tulla rohkem inimeste sekka ja tulla teha neid vestlusõhtuid ja kohtumisi. Sest loomulikult, kui ma üks-ühele inimesega töötan, siis need küsimused, energiad on ühtemoodi. Aga kui ma räägin ikkagi grupis ja vestlusõhtul, siis ma avan astroloogiat laiemalt. Sest minu jaoks ei ole astroloogia lihtsalt selline mingisugune märkide nimetamine või et keerulised sõnad ja siis ma olen hästi tähtis, et ma olen palju õppinud, vaid astroloogiat on võimalik väga lihtsate sõnadega ära seletada ja näidata, kuidas sinu sünnikaart näitab sinu elumustreid, sinu eluülesandeid, mida sa oled tulnud siia nagu kogema. Ja astroloogia ei võta inimeselt valikuvõimalust ära. Kindlasti mitte. Ta ei kirjuta elu sulle ette, et nüüd sinu elu on selline valmis, nüüd seda muuta ei saa. Aga need sodiagi märgid, need astroloogilised majad, need planeedid, need aitavad märgata sind ennast, kui sa ise seda pole veel tähele pannud. Mis meid tagasi hoiab, milleks me tegelikult võimelised oleme. Näidata neid eluülesandeid. Me oleme seal mugavustsoonis, seal on nii hea olla. Aga kui sa näed, kuhu poole sa võiksid pürgida, siis ega see mugavus ei pea ju ära kaduma, aga läheb põnevamaks. Ja ega inimesed ongi, et kui ma nagu inimesele ütlen, et kuule, selline asi, siis ta ütleb, ja ma tean küll, et ma võiksin seda teha või sellega tegeleda, aga ma pole viitsinud ja ma pole nagu tahtnud. Ja sellepärast just praegu olen ma Eestis ja mul on endal see sisemine tahtmine tulla inimestega rääkima. Ja üks asi, mis ma ütlen ära, et nendel kohtumistel ei hakka ma koha peal lahkama kellegi isiklikku sünnikaarti. Ma vaatan
ja räägin astroloogiat laiemalt. Ma ei tea, kas on öelda õige, et inimlikumalt, aga pigem niimoodi, et lihtsate sõnadega, et kui keegi ei tea astroloogiast mitte midagi, siis ta ikkagi suudab minuga kaasa mõtelda. Ja üks teema, millest ma hea meelega räägin, on 12 sodiaagi märki, sest need on kõige tuntumad astroloogilised sümbolid ja räägin läbi nende märkide, kuidas astroloogia süsteem päriselt siis töötab. Et kuidas tehakse neid horoskoope, millised on astroloogia erinevad harud, sest ei ole ainult sünnikaart, on ka suhtekaardid, on ka horaar ehk küsimuskaardid, on ka kaardid, mida teha, et milline kuupäev oleks kõige parem. Ja puudutan ka siis raha ja eneseväärtuse suhteteemasid, aga kuna see loeng ei ole mulle nagu kivisse raiutud, siis mul on küll oma teemapõhi olemas, aga kohtumine sünnib ikkagi kamba peale, jah. Nii et millised küsimused tekivad, milline meeleolu on ruumis ja kuhu see jutt nagu loomulikult hargnema hakkab, siis üles tulevadki need teemad, mida seltskonda just sel hetkel, mis teemad puudutavad. Nii et miks mitte siis, kui sul on võib-olla sünnipäev, et võib-olla osa sellest sünnipäevast hoopis mind kuulata. Võib-olla siis sõbrad ja sõbrannad, et olete harjunud mingi õhtutel koos teed jooma, aga nüüd tee kõrvale kuulate ka mõnda loengut sellises kergemas võtmes. Aga on tore ka tulla võib-olla töökaaslastega ja rääkida ka sellist teist juttu. Nii et mis ma siis ütlen, eks ma teen reklaami iseendale ja teen reklaami ka astroloogiale ja ma ise peatun Heimtali loomestuudios Viljandi lähistel. Siin on head suuremad ja väiksemad ruumid, kus siis seltskondi vastu võtta. Aga kui on tõesti vaja, siis ma istun autosse ja tulen kohale ka. Nii et selline pisikene tore sissejuhatav video, et võta minuga ühendust siis ja kirjuta mulle, kui astroloogia sulle huvi pakub ja aitäh sulle kuulamast.